mis seal ikka, läksime siis. Tundub, et me oleme siis nüüd liinil. No nii. Sina pead alustama, sina oled väljakutsuja. Jah, Kadit. Nii, vähemalt nüüd oleme küll siis eetris. Ja esiteks palun vabandust, et me paar minutit läksime ettevalmistumisega üle. Teiseks suur tänu kõik, kes meid online jälgivad. Ja hea meel on siis esimest sellist saadet teha koos Liiga. Tere, Lii! Tere, tere! Saate teema on siis loodushoidlik turism. Et see ei ole sama asi, mis loodusturism, et siis tahaksin kutsuda siia siis mis iganes turismi valdkonnas, ütleme nii majutajaid, toitlustajaid, ka neid, kes looduses inimesi viivad nagu ma ise, aga et katta siis nagu laiemat spektrit ja rääkidagi praktilist juttu, et mitte väga siis mingitest mõistetest ja kontseptsioonidest, vaid uurida iga kord ühelt turismiettevõtjalt, et mida tema konkreetselt, praktiliselt, igapäevaselt teeb ja kuidas ta seda teeb. Et hakkame siis peale, et võib-olla sa tutvustad ennast ka, Lii, et ma arvan küll, et enamus vaatajaid teab sind. Jah, Eestimaaga ilmselt on nii, kui oled olnud kaua mingis sektoris ja turism on tegelikult minu jaoks kuidagi, kui ma vaatan neid inimesi siin, et kes jääb, see jääb, et ollakse hästi kaua nagu selles sektoris, et mina ka olen üle 20 aasta, ma ei oska täpselt määratleda, millal ma nagu alustasin puhkemaja ehitamisega. Selle aja jooksul teinud väga erinevaid asju, aga olnud jah Hiiumaa ja olnud Hiiumaa eestseisja, et Hiiumaa paistaks välja, et see ettevõtjana pigem ma ütleks, et on see selline elustiil, et ja ka need tegemised, et olen puhkemaju pidanud siin päris mitmeid või selles mõttes, et meil on olnud lihtsalt ajaliselt korraga mitmeid maju ja ka täna olen siin ühes väikses, mis mul veel jäänud on, aga teinud kõrvale ka turismiturundust läbi Turismiliidu, siis Hiiumaa Turismiliidu palju erinevaid tegemisi, nii tükiseid kui messe, kui kõik, mis käib nagu kaasas ühe piirkonna turundamisega. Aga siis eraldi veel olen teinud, välja töötanud erinevaid üritusi, sündmusi, et huvitav tegelikult, kui tagasi vaadata, siis on nii, et minu esimene suurem oligi 12 aastat, oli Hiiumaa lastefestival ja selle ma kutsusin ellu siis, kui mu lapsukesed olid väiksed ja tahtsid midagi põnevat. Sellele järgnes Hiiumaa kohvikute päevad, ehk siis üldse kohvikute päevade algataja Eestimaal. Ja nüüd siis vananeiste suvi, et kõik käib meil ilmselt vastavalt nii, kuidas elu ette ütleb, et mina arvan, et alati peab tegema seda, mis tuleb südamest. Need on jah need asjad. Väike tehniline teema ka, et mingi sahind on sul aeg-ajalt seal, et mikrofon võib-olla on käe vastas või käise vastas ja kuskil seal, et aga levi on seal väikses puhkemaas hea. Et kui ma mõtlesin ka, et alguses sinu peale, ma mõtlesin kohe majutuse peale, siis et tegelikult ega me selle majutusega väga palju ei tegelegi. Ja võib-olla sellest Kärdla kohvikute päevadest, eks ju, mida võib-olla nüüd Eestis ongi ka hästi palju nagu korratud seda sama mudelit, et küsikski, et ütleme, kui seda kohvikupäevi teha, mis asjad need siis nagu loodushoiu mõttes on, mida sina
võib-olla alguses või ka siis hiljem, kui sa neid asju juba olid teinud, ümber mõelnud, millele te olete tähelepanu pööranud? Tegelikult see ongi huvitav, et see loodushoid või looduskeskkonnasäästlik elamine, et see tegelikult, et see on hästi paljudes asjades ja me tihti selle peale võib-olla nii otseselt ei mõtlegi. Ja hästi suur tänu ka nüüd enne seda ülekannet siin ma mõtlesin paljude asjade peale, et me ei võta endale tihtilugu aega mõtlemiseks, et me lihtsalt teeme millegi pärast. Ja kohvikute päevadega tegelikult ma jõudsin selleni, et aga see ongi ju väga keskkonnasäästlik, kui me omaenda kutsume külalisi oma koju, pakume oma koduaia tooteid ja õpetame inimesi, et me vajame kõik, eks ju, puhkust, emotsiooni, midagi toredat ja et seda võib teha siinsamas ilma lendamata maakera teisele poolele või et me räägime, et tarbime kohalikku, aga see ongi niisama lihtne, täpselt ongi, et lähen aeda või siis naabrid ei tea aeda või lähen kuskile, kui olen linnas, siis kus seda siis parasjagu pakutakse turul või kuskil mujal, et see ongi ju keskkonnasäästlik tegemine. Ja teine, mis on tegelikult nii turismi kui üks põhialus, et millega siis nagu turunduda või eristuda, et see on ikka meie enda rikas kultuur ja ka meie see kohvikute päevade idee ju põhineb meie vanal nii-öelda traditsioonilisel lool, et meil Hiiumaal olid siin eriilmelised seltsid ja ühed olid siis kohvilähkrid Kalevi vabriku ajast, et turism on see, mis ammutab meie kultuurist, õpetab meid endid ja räägime seda. Kohvilähkrid oli siis mingi seltsi nimi või? Jah, see seltsid tähendab, ütleme, tänapäeval on natsa võib-olla teistsugune see mõte, aga seltsi või laadi inimene, et oma nii nagu ütleme hüüdnimi, et naabritele nad olid millegi poolest natuke teistsugused, neile anti see nimi ja võt meil oli, eks ju, siin Kärdlas suur Kalevivabrik, jällegi mitte kommivabrik, vaid Kalev kui riie ja suisa selline 18 sajandi alguses, 1780 siia ehitati Kärdlasse ja parimatel päevadel oli üle 1000 inimese tööl. Ehk et ta oli nagu tõeliselt suur ettevõte, sellist ei ole peale seda ei olegi Hiiumaal nagu olnud. Ja vot seal olid need saksa prouad, kes jõid mingeid kummalist pruuni jooki ja sellest talupojad aru ei saanud ja siis ja pealegi nad viskasid seal parema paksu üldse minema. Et vot ja see oli üks, mille järgi siis neid Kärdla elanikke nagu hakati nimetama kohvilähkrid. Et kui ma mandri inimesena arvan, et saarlased kutsuvad hiidlasi kohvilähkritest, siis ma olen asjast valesti aru saanud. Ja ei, see on see, et ütleme ala Pühalepa vallamehed või Kõrgessaares olid näiteks tõrvakõplased, sest seal tõrva aeti või Käinas odratolgused, sest seal õlut tehti rohkelt. See kohvilähkrite asi on teine lugu. Just. Ja ma vaatasin siin, et see oli aastal 2012 kirjutati sellest Kärdla kohvikute päevast ühes väljandes, et nende vahel, kes kohvikute päeval kohviku avad soovivad, toimub konkurss ja et te võtate ainult 15 kohvikut. See oli siis 10 aastat tagasi niimoodi. Kas täna on siis ka samamoodi, et ainult 15 kohvikut on? Nagu ma ütlesin, meie leiutasime selle kohvikute päeva formaadi, ühe päeva kohvikute formaadi koos sõbranna Erena. Suhteliselt naljakas seda nagu öelda, et mis
mõttes, et mida te siis nagu leiutasite, aga tõepoolest seda enne ei olnud ja ei olnud väga raske kohalikku toitu nii-öelda, meie seadusandlus ei võimaldanud seda, et ma teen koduköögis võileibu ja annan turistile süüa see. Et me nagu leidsime koos meie vettametnikuga sellise toreda lünga meie seadusandlus, ühekordne tegevus. Ja sellepärast said neist ühe päeva kohvikuid. Siis ei kohandunud neile need suured nõuded söögi tegemise või siis müüginõudeid. Ja et sealt sai alguse ja lihtsalt, et kuna me esimese korraga meil on tõrna aimugi, mida me siis nagu teeme või mõtleme või tahame, siis me tundsime, et see 15 oleks siuke väljakutse, millega me hakkama saaks, et see oli 15 siis koduõue, mida me esimese korraga nagu avasime ja sealt see jäi. See on siiamaale niimoodi? Ei ole. Meie Erega siis MTÜ-ga tegime seda asja üldsegi 12 aastat ja nüüd lõpetasime 2 aastat tagasi. Kodukohvikute päevaks, aga kui meie veel tegime, siis me jõudsime 4 päevani, iga päev küll, iga kord oli ikkagi ühepäevased need jätkuvalt, aga kokku kuskil üle 40 oli siis see. Aga jah, see oli selline tore ja on tänaseni, miks ta nagu tegelikult nii palju nagu korda läks, nagu meie eesmärk oligi tegelikult, kui me seda üritust hakkasime looma, et midagi, mis kõnetaks inimesi väljaspool saart, aga teisalt oleks väga meie enda nägu ja meie hiidlaste nii-öelda siis lugude rääkimise koht, et meil ei ole ta olnud ütleme, ta ei ole äriprojekt, ta ei ole see, et ma saaks teha võimalikult palju viinereid maha müüa või tassi kohvi, vaid et ma tahan midagi rääkida oma kodust, oma asutusest, oma lemmiktoitudest ja et see mõte, meil algul hästi kaua tegelikult 10 aastat me seda isegi ka pidasime, et kõigil kohvikutel pidid tiitlased olema, kes ta tegid, et võtsime iga kord ühe kohviku, kes tuli väljast. Et pärnakad olidki muideks esimesed romantiline rannatee ja pärast nad ka ise on neid teinud, et jah, see oli hiidlaste nagu väga-väga tugev asi rääkida. Aga ütleme nii, et selle kohvikute päevaga siis, te mõtlesite selle ise välja, aga see vananaiste suvi, mis on nüüd natuke värskem asi ja võib-olla millest ka vähem teatakse, et kas sul on olnud mingid eeskujusid või tulla just selle teema juurde ka, et kuidas siis te seal mingit loodushoiuga arvestate selle juures ja mis siis üldse vananaiste suvi on? Vananaiste suvi on selline, tegelikult jällegi eesmärk on suht lihtne, mida me kõik siin kogu aeg turismimaailmas räägime, kuidas pikendada hooaega. Et ka saartel on see ikkagi selline, kas siis 60 päeva aktiivselt või natuke rohkem, aga igal juhul poolest augustist on suvi läbi ja turisti vähe. Ja et kuidas seda siis teha, et tegelikult peab ju midagi pakkuma, peab andma põhjuseid ja teisest küljest jälle hästi keeruline on, ühesõnaga väheks jääb neid, ütleme, vähemaks, ega me juulikuuks seda septembrit ikka ei pööra. Vananaiste suvi on meil siis septembrikuu, terve septembrikuu. Me lihtsalt proovime aktiveerida või anda veel rohkem põhjuseid nii väljast tulemiseks kui ka jällegi, et see sama hiidlane ise ei lukustaks ennast tuppa, et nüüd on meil külm ja kole, vaid vastupidi näidata, et meri on veel soe, mets on ju rikkalik, sellel ajal on tegelikult meil iseenesest hästi palju ja toredat. Meil tulevad tähed välja, loomad hakkavad rohkem liikuma. Ka endal on rohkem hingamisruumi, sest turisti on vähem. Ja samas jällegi toimub ikkagi neid väikseid üritusi, toimub kino, toimub, et ühesõnaga me nagu õpetama nägema tegelikult, lihtsalt ava oma silmad ja näe, mis sul käe ja jala juures on, et see on nagu see mõte.
Läheks nüüd selle teise või võib-olla siis ka juba kolmanda, eks ju, teema juurde, millega sa tegeled, Hiiu gurmee. Ja kui sa räägiksid just, et mis on need mingid loodushoiu aspektid või mis on need mingid väärtused, mis sul seal kõige olulisemad on? Ma ei ole vist ühtegi asja oma elus teinud üksinda, et ma kuidagi ei oska üksi, ma oskan küll häid ideid välja mõelda, aga elluviimiseks on alati seltskonda inimesi ümber vaja. Et ka see Hiiu gurmee on koos Eli Andorfiga, kes tegelikult tuli mu juurde ja ütles täna 9 aastat tagasi, et kaua sa susid muudkui teisi, et tehke midagi ja näiteks tehke tooteid, tehke toidutooteid oli tol hetkel tegelikult probleem, et meil ei olnud turist tuli ja aina rohkem hakkab olema või on juba aastaid see trend, et suveniiri asemel või väga-väga tüüpilise suveniiri asemel, ütleme magnet või kohvikruus, tahetakse osta kaasa midagi, millel on tarbimisväärtus ja mille sa kas pärast ära sööd ja siis meenutad oma reisi või vähemalt sa kuidagi teda kasutad. Ja võt sealt sai meil see toidutoodete asi alguse ja meie põhimõte algusest peale oli, et igas tootes on midagi hiiumaist. Mingi enamasti metsast, et ütleme, see mets oli see rikkalik asi, mis meil on ja mida me oleme natukene ära unustamas, et kuidas kaselehte või kibuvitsa või kadakamarja tegelikult hinnata. Kuidas kaselehti süüakse siis või mis retsept see on? Sellel on väga kiht retsept, sellel aastal tuligi uus toode armastusega Hiiumaalt, soolane krõbedik, mille sees on rohkelt küll sibulat ja tomatit, röstitud sibula tomat, aga ühtlasi ka kuivatatud kaselehed ja naad. Ehk siis just nimelt see, et kuidas tegelikult süüa seda loodust, et meie toidulaud peab ju olema rikkalik ja just nimelt väga palju erinevaid asju sisaldav, et jah, me miksimegi niimoodi neid asju sisse, et ühest küljest ma üldse ütle, nendel kõigil on ka hea maitse. Kadakamari on ju väga-väga tervislik, aga teda peoga ikkagi ei söö, et ühesõnaga kõigil peab olema tänapäevane lihtsamini omastatav nagu maitse siis, et jah, kaselehti sööme me armastusega Hiiu. Ja siis, mis teil seal veel oli? Metsamarjad? Mis tooted põhiliselt, mis on kõige populaarsemad võib-olla teie sortimendist? Ega ma ise ka täpselt ei tea. Ja ütleme, kogu see Hiiu gurmee, ega meil aastaid või tegelikult eelmine aasta just muutsime või täna olen ise ja üksi selle edasi viia. Ta oligi selline kõrval pisike tegevus, et nagu ma olen öelnud, et see üldsegi ma arvan, et sellistes mitte linna kohtades siis elamine on hästi tihti elustiili asi ja ütleme ka turismiga viljelemine on tegelikult see, et see on sul mitu palju erinevat asja korraga. Ja see Hiiu gurmee on ka jooksnud niimoodi kõrval ärina, nüüd natukene kasvatan suuremaks, aga ja just niimoodi, et ma teen seda, mis mind ennast ka huvitab, et ma olen õudselt tänulik jälle Elile, et ta mind on õpetanud ja viinud metsa ja näidanud ja siis jälle uurid, et mida annab mulle kuusevõrse või mida annab mulle mingi mari lisaks, et aga populaarsemad tooted meil maitsesoolad olid üldsegi algul see nii-öelda algus. Aga nüüd meil pooled juba on ilma soolata just nimelt, et tuligi jällegi tarbija soov, et võiks ka ilma soolata asju olla, on tipisegud. Nüüd on jõul tulemas, nüüd on glögi, metsamarja glögi ja just tuli uus glögi, on väga populaarsed tooted. Tegelikult nüüd just hakkabki meie jaoks selline teine hooaeg. Jõuluhooaeg on hästi oluline ja kindlalt on see sellise viimase 2-3-4 aasta trend, et hästi hinnatakse kohalike toodete jõulupakke, ettevõtjad ostavad ja ettevõtjad tellivad ja ka tavainimesed tellivad ja ostavad, et
hästi-hästi tänuväärne. Täna just oli televisioonis uudis või saatelõik, et olge ettevaatlikud, kes te plaanite praegu jõulukinke osta kaugelt Hiinast või eBayst, et need ei pruugi kohale jõuda, siis mul ongi sõnum, et reklaamipaus, et kui te peate just üle mere tellima, siis tellige Hiiumaalt. Me garanteerime, et see jõuab teile kohale. Et olete rahuldatud, ei saa kaugelt tellida. Tellige oma jõulukingid Paradiisi saarelt. Just. Ja muideks see on ka üks väga keskkonnasäästlik ja mõtlema panev asi, et miks me tellime sealt Hiinast. Miks me tellime selle, ma ei tea, isegi kui ta on 20 senti odavam või 2 euri odavam, siis mõelda, kuidas ta tuleb ja kust ta tuleb ja mis ta tegelikult maailma maksab, et ma saan selle sama asja siit lähedalt. Et see on üks panev asi. Kui ma kuulan neid kohvikute päevadest ja vananaiste suvest ehk siis nendest sündmustest, mida sa korraldad ja siis gurmee asi, siis need tunduvad ikkagi nagu rohkem hobi, mitte nagu see asi, mis sulle võib-olla siis sissetuleku toob, et kas mul on õigus, et ikkagi majutus on nagu turismi ettevõtluses sul see põhiline nagu tuluallikas? Jah, see minu elustiil kindlalt ei ole nagu see, mida ma saaks kellelegi teisele selles mõttes soovitada, et töökohta kui sellist, jah, mul on Hiiu gurmee täna minu töökoht ja minu teised tegemised on sellised projektipõhised. Selles ei ole midagi, see on selline kehva tegelikult elukutse see projektipõhisus, et tihtilugu ma ei tea, mis ja kas järgmine kuu midagi saab, et ei, need ürituste korraldamised, kuigi ma panustan sinna väga palju ka sellist aega või ma ei loe, ütleme, oma töötundi, siis eks see peab ikkagi mulle midagi sisse tooma, et kuidagi ikkagi peab kamba peale kokku mul see nii-öelda leib lauale tulema, et puhkemajad, jah, loomulikult eelnevalt oli ta pereäriga nii ikkagi on, et ma ei löö ju oma töötunde ja abikaasa ja lapsed, kõik on pidanud oma tunde panustama selleks, et see tuleks kokku. Aga küsikski siis just nüüd ütleme neid, kes majutuskohti Eestis peavad, on ju, sul ei ole nad väga suured, on ju päris palju ja samuti neid, kes võib-olla mõtlevad, et tahaks midagi teha, mingi maja on või asi ja idee ja koht, et mis need on need asjad, millele just nagu loodushoiu mõttes tähelepanu pöörata, ütleme, mingit majutusega alustades või mida sa oled ise teinud, võib-olla ka midagi sellist, mis sa võib-olla alguses ei ole mõelnud ja oled hiljem ümber teinud? Ja üks on küll seesama viimane asi, mis sa ütled, et ega enne ei tea kui pärast. Ja kõige suurem tarkus on õppida teiste pealt. Et kui sul tõesti on plaan midagi sellist teha, siis näiteks uut majutust, siis käi ja uuri ja räägi nendega, kes seda juba teinud on. Et tegelikult meil hästi tihti või ma näen hästi palju seda, et on kaks eriala, mida inimesed tihti arvavad, et on imelihtne. See on turism ja turundus. Kuna me kõik oleme olnud turistid ja me kõik ju näeme reklaame, aga see on hoopis asja teine pool. Et olla turist või pakkuda turismi teenust ehk sellest raha välja kuidagi saada, on täiesti erinevad asjad. Et seda ma olen küll hästi palju näinud, et arvatakse lihtsameelselt, kui lihtne see on. Et asi see siis majutus üles ehitada ja ma oskan ju arvutada 360 päeva, korrutan sellega, ma tean, mis see voodikoht maksab, aga see elu ei ole üldse mitte nii. Aga jällegi, et mis nagu töötab või ütleme meie puhul jällegi võimalik, et see tuli juhuslikult. Tegelikult ma alustasin puhkemajaga puhtalt sellepärast, et oli vanaema koht orjakus ja oli üks vana laut, mida seda vanaema kohta ei raatsinud ära müüa, et mida siis teha. Teeme siis turismi, on ju. Ja me ehitasime sellest vanast laudast puhkemaja
ja täna, kui ma mõtlen, et väga-väga keskkonnateadlikult selles suhtes, et kasutades ainult kohalikke töömehi, ainult kõik nii mööblid kui kõik on kohalik, katusega, mis on täna ja loomulikult, mis on täna meie Green Destinationi, eks ju, üks tähelend, aga ühesõnaga, et just seda, mida sa ise hindad, seda ka kasuta ja jällegi, mis ma olen nende puhkemajade juures küll ütlen, et tee nii, et sulle endale meeldib, siis on vähemalt keegi, kellele meeldib. Ja tavaliselt inimesed on ikkagi, mina pean ennast väga selliseks keskmiseks tavaliseks, et kui mulle meeldib, siis on päris palju neid, kellele veel meeldib. Et jah, tee oma südame järgi, mitte nagu selle järgi, mis keegi sulle soovitab. Kuigi professionaale ma väga-väga alati hindan, et sisekujundaja abi kasutada või planeerija, ühesõnaga. Aga ja kolmas või veel üks nõuanne, palju odavam on paberile asju läbi katsetada. Et ikkagi see äriplaani tegemine, näiteks projektide kirjutamise juures, ma hindan täna rohkem veel seda, et ma pean asjad läbi mõtlema paberi peal enne selleks, et raha saada. Et see on nagu sunniviis, ma tihti millegipärast oma rahaga käitutakse natukene lihtsameelsemalt, et hakkan tegema ja siis pärast vaatan, mis välja tuli. Planeerimine. Võtame konkreetselt näiteks kütmine, et kuidas sa kütad seda ja millised mõtted sul on sellega seoses olnud ja kas sa nagu praegu teeks samamoodi need küttesüsteemid? Me tegime selle maja üks jällegi, mis soovitus soed tee aastaringde asi, isegi kui sa oled nii nagu meie siin saare peal, justkui nagu oleme väga hooajalised, siis tegelikult ükskõik, kuidas oma äriplaani kokku ei kirjuta, siis ei saa 60 päevaga hakkama. Teine asi on see, et hooajalisel asjal on, et sa kogu aeg vajad, lõpetad ühe asja ära ja siis jälle alustad aasta pärast uuesti. Et parem, kui sa suudad välja mõelda sellise tüübi, et saab terve aasta kasutada ja ütlen mina küll, et suvel teenid sa leivalauale, aga või kui seda tuleb hooaja välise peal. Et hästi oluline, et see oleks sellisena planeeritud, et on kogu aeg või nii nagu siis, et sa suudad hästi erinevat klienti nagu teenendada, see on hästi oluline. Ka siin praegune aeg, koroonaaeg näitab seda, et mida kiiremini sa suudad reageerida, mida erinevalt, sa suudad nagu ümber ennast häälestada, sest sa ei tea. Näiteks täna seesama puhkemaja, kus ma olen, ISR, et see on selline väike ja ta on väga mõnus ühele või kahele. Et seda klienti tuli hästi palju ja tegelikult, kui me vaatame oma puhkemaju näiteks, et Hiiumaal on just puhkemajade osakaal hästi suur, siis kõik nad ootavad seltskonda 5-8. Aga kui tihti meil on sellist ja kas seda jätkub siis kõigile? Kui palju me ise sõidame 8 kuhugile? Just. Aga millegipärast on puhkemajad ehitatud sellisena. Muidugi seal on üks asi veel, et alates 10 kohast tekivad teised nõuded, eks ju. Aga jah, et see näiteks seesama puhkemaja, ühes puhkemajas, siis linnamajas oli meil see, et kui vaja, siis said anda ühe korruse ja teise korruse. Ühe toa said eraldi välja anda. Et need variandid ja mis puudutab kui sa kütte juurde tagasi jõuame, siis algselt meil küll oligi, meil on raudkividest meeterseinad maja, mida nagu algul mõtlesime, et kindlalt nagu üldse talvel ei saa kasutada, aga tuli välja täiesti vastupidine, et kui sa hoiad seda kivimaja kogu aeg soojas, siis ta ei jahtu nii kiiresti maha, vaid vastupidi on vägagi kasutatav. Oli kaminakütte ja panime juurde elektri, aga täna uut maja ehitades panin ma maakütte ja olen väga-väga rahul sellega. Et pikemas perspektiivis kindlalt on see väga
väga hea ja ütleme, ehituskvaliteet, et ikkagi ehitad sellisena, ma ei saa öelda nüüd, et päris A-nõuetele vastav, aga ikkagi soojapidavus on õudselt oluline, sealt hoiadki kokku. Ma ise mõtlesin, et ma ei ütle seda koroona sõna selle tunni jooksul, aga kuna sa seda juba ütlesid, siis ma küsikski, et 2 hooaega, 2 suvehooaega on meil nüüd seda kuulsat viirust olnud, et mis on Hiiumaal siis kogemus sellega ja kui mõelda just selle nagu loodushoiul, et kas selles osas, sest et räägitakse, eks ju, et mingitest muutustest ja trendidest, aga et oskad sa, mismoodi sina seda näed või ütleme, mida see nagu muudab nagu praegult turismi nõudluses ja pakkumises? Kindlalt see muudab ja meie siin Hiiumaal oleme olnud Vanajumala selja taga, et ma ei saa öelda, et see oleks meie endi suur ettenägelik tarkus olnud, aga lihtsalt see kogu aeg pigem miinus, ütleme eriti näiteks mis iganes EAS-i või riiklikult vaadates, et meie siseturisti osakaal on väga suur, siis täna see oli meie suur pluss. Me ei pidanud nagu hakkama sellega tegelema, et neile sobilikke tooteid looma, vaid see oli meil olemas ja see tegelikult päästis meid väga-väga-väga, et mis on teine näiteks, et meil on nagu kogu aeg see olnud, et kui külastaja tuleb, siis ütled, et võtmed on mati all või et uks on lahti ja ma ei peagi oma kliendiga kohtuma, ma kõike teen distantsilt, mis ju lõppkokkuvõttes on väga ka keskkonnasäästlik, et ma ei sõida kogu aeg punktist A punkti B. Meil siin küll on võib-olla väiksed vahemaad, aga ikkagi on see ju oluline ja koroona ajal, eks ju, oli väga hea, et ma ei pea kokku puutuma, et tegelikult meil oli see enne ka olemas. Lihtsalt nüüd muutus, nüüd nagu räägid sellest nagu uhkusega, või ühesõnaga, et positiivse poole pealt, et mis on muutunud. Meil oli sel aastal just kevadel täielik, ma ei tea, kuskil 15 uut toitlustuskohta avas äkki uksed. Et selle põhjus oligi, et tulid paljud ka nii mõnigi mandrilt, kes ütleme ühe või teise koha kokk, kes kui seal asjad kinni pandi, siis siin tundus, et suvel perspektiivi on, sest eelmine suvi juba ka oli hea. Ma küll arvan, et see päris selgus paistab näiteks järgmine kevad, et kui kõik need ajutised kohad uuesti ennast lahti teevad, siis järelikult läks hästi. Aga ei, suhteliselt ikka ilusti läks meil, ma ütleks, et valutult, pigem pisikese bussi poole peal. Sa mainisid ka, et üks asi, mida kõik teavad kuidagi iseenesest, nagu siis emapiimaga on saanud omale turundusoskused ja mul on siin üks Hiiumaa brošüür, roheline ja helisev Hiiumaa. Ja sa jah ütled, et see on vana. Mul on vana, mul on selle aasta oma. Aga jah. Sa oled selle väljaandmisega olnud tegev? Ma olen selle jälle välja mõelnud ja tulin, see oligi mu esimene asi, millega ma tegelikult meie Tuurumajja või praegusesse arenduskeskusesse tulin, et just olin turismi tulnud ja läinud õppima ülikooli turundust ja siis seal aru saanud, et et meil ei olegi Hiiumaal sellist turismi väljaannet. Ja mul lubati seda kohe lahkelt teha, tee kui tahad selles suhtes. Millal see oli? Tuuru seltskond. Mitu aastat tagasi see oli? 21. See ongi 21. Ja 99 oli siis esimene, et me olime, või selle nagu põhikontseptsioon oli see, et kõik korraga ühte väljaandesse, et see on meie
ühesõnaga, et tegelikult täna tagantjärgi ma ütlen, et oma miinused või oma nõrkused tuleb keerata tugevusteks ja meie kõige nõrgem pool on alati see, et me oleme nii väiksed, me kunagi ei võistle mahuga nii-öelda, et me saame võistelda ainult, kas me lippame kõige ees ja siis meid märgatakse või oleme kuidagi kavalad või oleme teistsugused või oleme naljakad minu pärast, aga me peame nagu oma väiksusest muud moodi üle saama, et raha meil ei saa kunagi nii palju olema, et palju häälega kisada. Ja vot siin selle mõte oli ka see, et me paneme kõik need väiksed häälekesed kokku, et meil tõepoolest on nagu võimalik olnud see, et on üks väljaanne ja kõigil saare peal on võimalik sellega kaasa tulla. Kolmekeelne on ta ka algusest peale olnud ikkagi eesti, soome ja siis ingliskeelsena ja jälle sellepärast, et me ei jaksa teha kolme, ma tegelikult lihtsam oleks teha ja õigem oleks teha kolmekeelsena, aga me ei jaksa seda teha. Me oleme tiraaži kasvatanud. Jah, meil ei ole seda jõudu. Ma olen proovinud tegelikult saksa keeltsena ükskord tegime, aga see ei tööta. Tiraaži oleme kasvatanud, täna on 20 000, mis me oleme teinud iga aasta. Ja väga keskkonnasäästlik, juba 3. aastat on see pealaguneval paberil. Et me igaüks saamegi natukene kogu aeg midagi teha, oma valikuid. Jah, see on kallim, aga mulle meeldib see teadmine, et see on selline. See on huvitav, ütleme 18 aastat oli siis mingisugusel nagu loodust kahjustaval moel toodetud paberil ja 3 aastat on biolagunal, et kuskil ju te otsustasite selle kallima paberi kasuks, et mis sellise otsuseni viis? Ma kindlasti, ta kindlasti nii mustvalge see ei ole, et ega see praegune ka saaks veel paremini ja igasugune trüki mustvalgelt oleks veelgi parem, eks ju. Ja võib-olla mõni ütlebki, et aga paneme kõik digisse, siis on veelgi parem, et siis me ei kasuta nagu üldse seda materjali. Aga päris nii ei saa. Me ikkagi, me vajame näpu vahel olevat asja ja ka täna, kui ikkagi 20 000 tiraaž sisuliselt suvega nagu ära läheb, siis järelikult seda vajatakse. Aga see biolagunemine, see tuli minu ellu koos minu uue abikaasaga, kelle elumaailm on bio ja biotoodete tegemine, et seal avanesid mu silmad nii mõneski mõttes, et jah, seda enne nagu, see tuli sealt. Ja mitte ainult paber, vaid siis ka mingid muud asjad, millega sa praegu ütleme pakendid, me enne rääkisime toidust, sellest gourmet asjast. Ja kindlasti on pakendid üks teema ja mul siin gourmet'ga ongi parasjagu käsil uue toote toomine turule ja need on teed, ehk ma hakkan ise pakendama teepakendeid, väiksed need siis portsionteid nii-öelda, millega tassitäit teed juua. Ja selle algus oli selles jälle, et kui me tegime kooliõpilastele, tihti oleme teinud erinevaid päevi või seminare, siis just, et kuidas selgitada, mis asi on see jalajälg, mille me maha jätame, siis näiteks kui me võtame Ceyloni tee, eks ju, näpu vahele teha see tassike teed ja mõtleme, kuidas ta meieni on jõudnud, kes selle kuskil on noppinud, kes selle, kuhu ta on lennanud 5-kordses pakendis ja siis pool minutit ja lonksteed, eks ju, kulutasin ära. Või siis lähen õue peale, võtan piparmündi ja panen teetassi. Et jah, tahan neid metsateesid pakkuda, aga ütleme natukene kaasaegsemal moel, et teepakendites ja need teepakendid on ka, mitte jällegi, et ta ei lagune ära mul seal teetassis, vaid et see pakend on nii sõbralik minu tervisele, et ma plastosakesi mikroplasti sisse ei joo, kui ka pärast siis laguneb kiiremini. Jah, ja ütleme kõik see, et ma ikkagi mitmekordsesse pakendisse ei pane gourmet-tooted, ma eelistan klaasi ja metalli, et need valikud ja nendest nagu, selle peale nagu mõtlemine ja üldse ringmajanduse põhimõte on nagu üks, mis tegelikult
tegelikult mind viimasel ajal nagu väga huvitab, et jah, kui meie koos oma abikaasaga näiteks reisil käime, siis meie huvi, mida me kunagi ei jäta vaatamata, on prügikastid. Me vaatame igasse prügikasti, mis meil tee peale jääb. Seal maal sorteeritakse prügi. Et prügi sorteerimine on minu väga huvitav väljakutse viimased aastad. Ma küsiks nende pakendite kohta veel, sa mainisid, et klaasist ja metallist. Kas see siis tähendab seda, et neid võib siis mingil otstarbel kasutada veel või nad võivad kuidagi tagasi sinuni jõuda ka need metallist ja klaasist asjast või mis mõte on? Selge see, et seda võib-olla nii kergelt võib-olla ei visata minema, aga ega me ka ei tea, et ta ei satu sinna prügikasti samamoodi. Jaa, aga lihtsalt, et näiteks klaas on nagu võib-olla üks tooraine, mida me kõige paremini tegelikult täna nii kokku korjame, ehk et nii tasulist kui tasuta me tegelikult sorteerime päris hästi ja seega sealt tuleb järgmine, ta läheb uuele ringile nii-öelda, et see on kindlasti üks asi. Ja mõlemad, nii metall kui klaas on jah sellised, mida me ka ise kauem nagu kasutame, et esiteks nii paberi tootmine on väga pikk ja kulukas ja näiteks ka paberi, ütleme see sama trüki asjad, isegi ega see sama, et ta on biolagunev, siis trükivärv seal peal on suhteliselt kehva asi ja kui ta ka sinna biolagunevasse läheb, siis teatud nii-öelda seda pliitaset ja muude teiste taset ikkagi mullas tuleb kontrollida ja jälgida, et jah, et paber ei ole tegelikult kõige keskkonnasõbralikum, rääkimata jah, meie metsadest ja muust, et emotsionaalselt ka nagu on täna võib-olla arusaadavam see asi. Et jah, metall ja klaas on täna, ütleme need. Muidugi on ka siis plastik on väga erinevaid plastikuid, eks ju, et mõnesid me juba oskame korjata kokku. Aga võib-olla tahtsin lihtsalt öelda, et ongi nagu mitu keskkonnasäästlikul, et üks, mis on üks mina kui tootjana või mis iganes valdkond mul on, et ma teen oma otsuseid, et kuidas ma saaksin keskkonnasäästlikumalt nagu toota või teha oma asju, aga teine on minu tarbimine, tarbimisest ikkagi asi hakkab pihta, et kui ostja ei osta mu kaupaleti pealt, siis ei ole mul mõtet seda teha ja kui ma tarbijana teen oma otsuseid igapäevaselt poes, kas ma ostan, mis asja ma ostan, kas ma ostan mango või ostan kohaliku astelpaju, et need ja see on igas inimeses, see võimalus on igal inimesel ja see on tähtis. See ei ole see, et aga pool Hiinat teeb nii või aga Indias on prügi ei sorteerita. Et meie saame mõjutada seda, mida meie saame ja mina saan iseennast mõjutada ja iga minu pisikene asi on ka tähtis. Ma hüppaks korra sinna turundusse veel tagasi. Et mulle on nagu alati tundunud, et Hiiumaa ongi selline hästi perfektne loodusturismi sihtkoht, eks ju. Et inimesed, kes sinna tulevad, nad tulevadki muu seas nautima seda Hiiumaad ja tema loodust ja et see, kuidas nad tegelikult seal siis käituvad, on nagu hoopis teine asi, et kuivõrd nad loodushoidlikud on või et minu küsimus on pigem siis sellest kommunikatsioonis, et kui te turundate Hiiumaad, selles kataloogis näiteks või ka nagu üleüldse, siis selle pika aja jooksul, mis sa ise oled selles turunduses olnud, et on see sõnum nagu muutunud ka, et tajutada seda, et näiteks looduses säästlikult või hoidvalt suhtumine on midagi sellist, mida ka turg nagu rohkem tahab, kui ta varem seda tahtis ja just teie kommunikatsioonis selline loodushoidlikkuse osa, et mis see on? Kindlasti on, mõned asjad lihtsalt lähevad oma rada või ütleme, isegi kui me väga, ma ei saa öelda, et me teeks selliseid 10 aasta või pikki plaane, et me tahame sinna, et see võib-olla on üks selline väike ka miinus, et mida võiks nagu teha ja mida, nii kummaline, kui see ei ole, ega turism Hiiumaale on alati olnud selline väga-väga teisejärguline asi,
et jah, 3-4% on ainult SKP-st siis turismi osakaal, et me tundume, et turismi eripära ongi see, et turism peab olema väga ilus ja see on, väljast peab paistma ilus, ega me keegi ei taha minna koledasse kohta või koledasse majja või koledasse söögikohta, et ükskõik kui hea toit seal sees on, peab olema ikkagi ta ilusti pakendatud, et turismi omapära on see, et ta paistab välja ilus ja sama ka saare peal, et ta paistab, me peame ikkagi näitama neid asju, mida ilusalt ja meil peab olema asfalttee ja meil peab olema rannad puhtad, aga see, kas nagu teadlikumalt, ütleme üks asi, et me oleme tegelikult alati küll turundanud rohkem just nimelt sellele üksikkliendile ja loodussõbralikule kliendile ja tühjus ja puhtus ja rahu on ikkagi need märksõnad, mis meil kogu aeg on olnud, sest meil lihtsalt muud ei ole pakkuda või nii ta on. Ja seega me ilmselt jõuamegi nende inimesteni nagu rohkem. Teine, meie eelis lihtsalt ongi ühest küljest eelis, teisest küljest miinus, et me oleme kallis sihtkoht, me oleme kaugel, ükskõik meie või kõige rohkem ikka klient, eks ju, tuleb Tallinnast ja kui ma ikkagi tulen praamiga ja võtab aega 5 tundi ja maksan 3 korda rohkem kui minek, ma ei tea, Keila-Joale, siis seal peab ka midagi rohkem pakkuda olema ja meil ei tule seda odavat kiiret klienti, mis on tegelikult hea, nad võib-olla toovad küll siia-sinna rohkem raha, aga teinekord ka viivad rohkem asju. Et ühesõnaga, see on alati meie klient olnud, aga ja võib-olla on me võiks natuke rohkem nagu teadlikult selle peale, et näiteks jälle see sama Green Destination, et see märk, ma ei tea tegelikult, kuidas seda oleks õige nii-öelda ära kasutada ja kuidas seda kasutatakse täna ära. Aga kuidas et maailm tegelikult seda... Kuidas te olete kasutanud, kui te olete kasutanud seda, et te olete biosfääri kaitsela? Jah, see on nagu üks asi, mis näiteks läbi, ütleme jällegi, et mis on eelkõige ju kohalikule või eelkõige, kõigepealt peab seda elu elama ja siis saab seda müüa. Et ma ei ütle, et me oleks seda turistile väga teadlikult müünud. Me oleks võinud seda palju rohkem ja võiks seda palju rohkem. Aga eelvan, et me peame ise tajuma seda väärtust, et me elame sellises kohas ja tegeleme sellise ettevõtlusega, et siis saab nagu müüma, aga ei, me ei ole seda liiga palju müünud. Me võiks seda rohkem teha. Ma vaatan, et 10 minti on jäänud ja mul on siin sellised küsimused, mida ma olen mõelnud, et võib-olla ma küsin ka edaspidi nagu külalistelt ja üks on selline, et see just mis puudutab siis loodushoidu sinu ettevõtluses, et kus sa oled saanud nagu inspiratsiooni või kes on sinu eeskujud olnud või on ka täna, et mis on need niisugused allikad? Ma alati või mulle meeldivad inimesed minu ümber, mind inspireerivad tegelikult teised inimesed ja teiste nagu lood ja näiteks ka erinevad õppereisid. Ma ei ole hästi tihti nagu või ütleme, jah, aastaid tagasi nagu tundsin ma seda palju rohkem, et kui sa ütled, et sa elad Hiiumaal, siis on niisugune tunne, et sa elad kuskil pärapõrgust ja millestki osa ei saa, siis ma arvan, et sellises kohas elamine tihtilugu, ma olen väga palju, mul on võimalik maailmas ringi rännata ja käia ja erinevaid kohti näha, et see maailma nägemine on üks, mis nagu inspireerib, et sa saad ühe mõtte ühest kohast, teise mõtte teisest kohast. Sa räägid inimestega, kellel on üks lugu, teine lugu, kolmas lugu, et kui sa küsiks, mis iseloomu omadust ma nagu kõige rohkem inimestes hindan, siis see on empaatiavõime. Ja see on üks, mis minu arust ka võiks noortes rohkem olla. Meil seda nagu seda on raske õpetada, seda ei saagi õpetada ilmselt. Aga
ka turism on ju see asi, kus sa pead ära tajuma nagu sellises peegelpildis, et mis neile tegelikult korda läheb ja miks nad tegelikult nagu tulevad ja sa pead leidma selle oma inimese nagu üles, et ja seda saab siis, kui sa tunned ja tunnetad inimesi, et jah, kõik ümbritsevad inimesed tegelikult ja teisest küljest see suur maailm, et kui tore ja erinev ja ka samas kui sarnane see on, et praeguses eluetapis ma olen minu abikaasa norrakas ja ma olen nii palju õppinud ja näinud nagu seda ja aru saanud, kui sarnane tegelikult näiteks ka Norra ja Eesti nagu inimeste taust tegelikult on, et jah, mind inspireerivad lähedased ja kauged maad. Siis selline küsimus, et kujutame ette, et loodusel oleks õigused, et meil inimestel on ju õigused, samuti erinevatel juriidilistel isikutel on, aga loodusobjektidel või ütleme sellistel looduse osadel seda ei ole. Mis siis oleks teisiti või mida see muudaks? Jällegi, ma arvan, et päriselus on ka nii ja ma päriselt nagu usun sellesse, et nii nagu sina külale, nii küla sulle. Ja ükskõik varem või hiljem mõni asi tuleb kiiremini tagasi, mõni asi tuleb suurema ringiga tagasi. Sama ma arvan on loodusega, et et ongi, et kui neile ühel hetkel anda need õigused või kui see nagu pilt muutuks, siis me võib-olla jällegi, et see on niisugune hea peegel või et ma arvan, et siis me näeks oma tegelikku palet, et kuidas meie oleme nagu käitunud ja kuidas mida meile siis nagu vastu öeldakse, et mina väga ei kardaks seda. Aga maailm tervikuna ilmselt pelgaks seda valikut, et loodusel on õigused. Ja siis selline lõpuküsimus. Anna palun üks raamatu soovitus nendele, kes meid siin jälgivad, meie saate vaatajatele. Et ühesõnaga üks raamat, mida ma väga soojalt soovitan ja ka sellele keskkonnateadlikkuse ja kogu selle rohemaailma nii-öelda veel järgmine tasand, sinimajandus, mille autor on Günter Pauli, kes on ka minu abikaasa sõber, aga ühtlasi on ta ka nüüd siis, tubli. et see on tõeliselt inspireeriv raamat ja ma võtsin selle kätte tegelikult siis enne, kui ma kohtusin Günteriga ja tõesti ma ei olnud enne seda nagu lugenud, kuigi see ei ole sugugi nii värske raamat. Ja Günteri inimesena on fantastiline tüüp, kellel tuleb varrukast ideid niimoodi, et ei ole vahet. Ta on nüüd Hiiumaaga seotud. Tema siis üks firma on Novamont, mille aupresident ta on siis ka Tagoplasti omanikfirma. Ja ma loodan nii väga, et ta veelgi ja ta on tulemas ja tal on ka ideid Hiiumaale, kuidas seda sinimajandust siis edasi arendada. Et see on üks soe soovitus lugemiseks, aga ma tahan tegelikult ühe teise raamatu ka öelda või õigupoolest jällegi, mille otsa ma komistasin. Nüüd vananaiste suve ajal tegime ühte sellist tuuri bussiekskursiooni sügisel siin armastusega Kõppu ja tagasi, tähistamaks meie suuri juubilaare ja juubilarideks siis 490 Kõpu tuletorn, meie kõige vanem leedi, ja ühtlasi ka meie kirjanik Herman Sergo ja tema raamatut Näki madalat lugesin uuesti ja need on nii ägedad
need on midagi sellist, mida jälle ja jälle lugeda võib, et Herman Sergol on jah, mitmeid, on ka selliseid hiiukeelseid asju, mis ka on jälle teema, et kuidas seda meie keelt ja kultuuri hoida, et see meie kultuur on see, mis teeb meid targemaks, toredamaks, see on hästi soe. Et jah, sellised soovitused. Suur tänu, Liia, ja sellega võikski siis tõmmata joone alla. Et väga tänan sind, et sa tulid sellesse esimesse saatesse ja et väikeste sahinatega me saame hakkama. Järelvaadatavaks jääb ta muidugi nii, nagu ta siin meil otse-eetris kõlas, aga et kui ma ta YouTube'i panen, siis ma saan teda lõigata. Aitäh kõigile, kes te seda siis otse vaatasite ja kes te ka võib-olla järelvaatate. Ja samuti ma siin ütlen suure tänu oma tagatoale, et siis Faristale, kes aitas asja nagu tehniliselt läbi mõelda, ja Piretile, kes tegi saate tutvustava bänneri, ja Oliverile, kes siin ka eile natuke vaatas, mida ma ikkagi liiga räägiks ja andis head nõu. Nägemist ja saatel on signatuur ka, aga ma ei teagi, kas ma suudan seda siit praegult lasta, et igal juhul ei ole see mingi rokisaade, vaid see on üks selline rahulikum lugu. Ma arvan, et järgmise saate alguses see mängib. Ja suur tänu kõigile ja ilusat sügis jätku. Nägemist. Nägemist.